Tere kõigile! Marko siin ja täna vaatame üle sellise toote nagu Samsung Galaxy S8. Klassika. Ma teen ka video sellest, kuidas kõik videod ebaõnnestuvad. Ei ole muud varianti lihtsalt. Selle S8-ga on üks igavene häda, nii öelda. See tähendab seda, et ma olen selle Galaxy S8 ülevaateid teinud juba ma ei tea kui mitu, ma tõesti ei tea. Enam-vähem iga kuu olen teinud vist vähemalt ühe video. Algselt siis karbist välja video ja siis ülevaadete videod ja siis koer piiksutab ja ükski pole üles läinud, mitte ühtegi ma pole teile üles pannud, et kõik on minu jaoks kuidagi ebaõnnestunud, nii et kui nüüd see video üles läheb ja mul vahepeal ootamatult siin videos särk vahetub või puud lähevad lehte akna taga, siis teate, et tegelikult ma lõikasin siia sisse vanade videote klippe lihtsalt. Sest tegelikult ma olen kõik juba ära öelnud, aga ei ole olnud rahul. Mis ma tahan öelda selle S8 kohta aastal 2018, kui see on peaaegu aasta nüüd juba turul olnud, ilusti müügil ja väljatulemus on S9 või mis iganes see järgmine toode siis on Samsungil. Tahan öelda seda, et nüüd on õige aeg hakata seda telefoni ostma. Just sellepärast, et hind on kukkunud peaaegu mõistlikusse suurusjärku, ehk siis ta on võrreldav teiste telefonidega, mis alguses on ka kallid telefonid, aga see Samsung on olnud nendest veel kallim. Nüüd on see hind kukkunud sinna teiste kalliste, aga ikkagi odavamate telefonide juurde juba. Ehk siis kui te tahate head telefoni aastal 2018, siis S8 Plus või Note 8 on juba nüüd peaaegu et väga head valikud. Minu arvates osta tasub kahel põhjusel. Väga hea display või väga hea kaamera. 2 põhjust. Muid põhjuseid minu arvates selle telefoni ostmiseks ei ole. Eks see on olulised põhjused muidugi, aga kui te tahate lihtsalt, et sisu pärast, mis siin sees on, see tarkvara või mis iganes või mingi muu asi veel või ma ei tea, meeldivad teile nupud, et just selles kohtas on, siis sellepärast küll osta ei tasu, et tõesti, display ja kaamera pärast, et mingi võimsus, et see on kuidagi palju võimsam või midagi, see küll ei ole üldse tänapäeval mingi teema. Kõik telefonid, mis on sarnases või isegi ütleme odavamas hinnas, on piisavalt võimsad. Aga esmalt siis näitan, mis karbis on. Telefon oli siin sees, nagu arvata võib. Siin ilusti istus. Siin on siis SIM-kaardi paigaldamiseks lõps. Sees oli laadija muidugi. Laadija on muide kiirlaadija. Läheb tõesti kiiresti, mingi 1,5 tundi võib-olla, isegi vähem, tund 20. Siis sees on USB-C-le üleminekud, tavaliselt USB-lt lisaadapter ja siis USB-C-le. Siin on siis mikro USB ja siin on päris tavaline USB suur. Ja kõrvaklapid. Kõrvaklappe ma ei ole tegelikult üldse pakist välja võtnud. Aga omad, et pidid olema päris head väidetavalt. Et ma siin mingi hetk neid proovin. Otsest vajadust mul ei ole, et juhtmega ma neid eriti ei kasuta. Aga võib-olla kui väga head on, siis proovin ära. Ma siin pikalt enam seda ülevaadet ei genereeri, mis siin sees on ja kõike seda, et seda võib YouTube'is siin vaadata erinevates variantides, kümneid ja kümneid versioone. Lähedalt, kaugelt, seest väljast, igalt poolt. Võib-olla ütlen paari sõnaga
mis ma sellest telefonist arvan nüüdseks, kui ma olen seda päris pikalt juba kasutanud. Hea telefon, väga ilus displei, väga tore, kaamera väga hea, väga rahul, aga mõned vead, häirivad vead. Esimene on sõrmejäljelugeja. Idiootsemat kohta kui see siin kaamera kõrval on raske välja mõelda. Keskele alla, kus on kõigil teistel panna, oleks olnud normaalne. Aga siit kaamera kõrvalt seda tabada on ületamatu ülesanne. No mitte ületamatu, aga väga ebamugav. Enamus aega sa määrid sõrmega selle kaamera ära. Ja tähendab seda, et alati kui sa hakkad pilti tegema, tuleb kaamera ära puhastada. Seda ei tohi unustada. Mul on olnud niimoodi mitu korda, et teen pildi ära, imelikult udune värk, mis kuradi jama on, et kaamera ei tee nii kehva pilti. Siis tuleb, kaamera on sitane. Pühid puhtaks, teed uuesti täiesti teises klassis pilt, ilus, kõik on korras, aga seda ei tohi unustada. Aga alati ei ole meeles, et see on küll, et siis teed pildi ära ja enam tagasi seda hetke võtta ei saa ja jääbki sulle udune pilt. Sõrmejälg küll näha ei jää, aga pildi kvaliteet kannatab tugevalt. Tõesti ebamugav sõrmejäljelugeja. Et ma olengi selle telefoni sõrmejälge suht vähe kasutanud. Ta on aktiveeritud, aga töötab sel põhimõttel hoopiski, et kui mul on mingi muu seade, kas siis mingi käekeel Bluetoothiga või hands-free Bluetoothiga või kõrvaklapid ja need on lähedal telefonil, siis telefon saab aru, et ta võib olla lukust lahti. Ehk siis ma ei vajuta mitte sõrmejälge, vaid vajutan siin ekraanil lihtsalt. Ja siis ta aktiveerub ilma sõrmejäljeta. Seda ma üritan tabada väga võimalikult vähe, nii vähe kui võimalik. Sest see on minu jaoks väga arusaamatu asi. Ja teine ebamugav asi on Bixby nupp siin külje peal. Bixby on siis Samsungi hääleassistent, mis on täiesti mõttetu funktsioon ja veel eraldi nupu alla seda panna. See on täpselt power buttoni vastas siin, et siin kogemata emba-kumba vajutada või siin on ka üleval häälenupud, siis selle asemel seda vajutada on väga lihtne. Ja siis vipab see siin lahti ja taast on nii kasu. Aga õnneks, kuna nii paljud kaebasid, siis Samsung lasi lisatarkvara välja ja selle saab täiesti välja lülitada. Või mingi kolmanda tootja äpiga panna ta midagi muud tegema. Et see nagu alguses oli tõeline peavalu. Ajas täiesti juhtme kokku otse öeldes. Pidevalt jälle näpuga läksid valesti. Ja siis tõmbad edasi teist ära. Aga õnneks saab selle keelata. Ja minu põhihäda, mis on siis kuni selle telefoni kasutamise lõpuni, ongi seesama sõrmejäljelugeja. Ja ütleme nii, et ekraan ja kaamera. 2 ülisuper asja sellel telefonil. Et ei ole mitte midagi öelda, et võimas. Mis ma veel kasutuskogemuse kohta ütlen? Ütlen seda, et siin räägitakse, et see vist oli nüüd Gorilla Glass 5 äkki. No mina ei tea, on ta 5, 4, 3, 2 või 1. Kriimustuvad nad ühtemoodi. Kui te tahate kasutada seda telefoni pikalt, nii et ta säiliks ikkagi värske, pange ümber mingisugune korpus. Ükskõik mis kujul, milline ta teile meeldib siis, seda tuleb kaitsta. Ei ole mingeid muid variante. Ta ei kannata kukkumist. Ta on mul kukkunud maha siin üsna madalalt. Ütleme, kukub siin ja puitpõranda peale pole veel nii hull, ei juhtu midagi. Aga ma olen ta paar korda niimoodi saanud kätte ja siis pratsatan betooni peale üks 30 cm kõrguselt, siis siin on ilusad täkked ikkagi nurkades. Õnneks ei ole ekraan ega tagakülg küll purunenud, aga ma ei arvan, et nii kergelt see kahjustada saab, sest tõesti väga, väga madalalt. Et korpus ümber, mis minu jaoks rikub selle telefoni ära, aga ma arvan, et ilma korpuseta ta kaua ei säili. Ja võib-olla ma räägin veel paari sõnaga, ütleme, see on S8. Kui te võtate suurema variandi S8 Plussi,
siis selle käes hoidmine on veel problemaatilisem, kuna ta on suurem. Ja minnes Node'i peale, Node on puhas 2 käe telefon. Üldse mingit varianti ei ole. Esiteks tal on pliiats, mida teil on vaja kasutada, ja ta on ka laiem kõvasti. See S8 on veel käes hoitav ja kasutatav ühe käega ka, aga teised enam ei ole. See on oluline asi, et ei vaadake, mõelge selle peale. Ja see on nüüd 5,8 tolli, siis tegelikult see 5,8 tolli on oluliselt kitsam kui teised analoogsed, näiteks mingi 5,5 tolli või mingid teised telefonid, mis on lihtsalt laiemad, siis see on meenitatud pikemaks. See on päris hea asi. Käes on hoida parem. Alguses me ei saanud sellest aru, aga nüüd hiljem, kui ma võtan kätte mõne teise telefoni, mis on küll ekraani diagonaalilt väiksem, on oluliselt laiem, siis tundub imelik käes hoida, sest seda on väga mugav käes hoida. Isegi S8 Plus on mugav käes hoida, sest ta on ka pikem ja kitsam, kuigi sellest suurem. Ja ega mul muud ei olegi lisada. Hea telefon, tasub nüüd ostmist juba, kui hind vähegi vastuvõetav on, hind on kukkunud, sellepärast mina arvan, et on mõtet, kui tahate tõesti head telefoni saada. Nii et mõelge selle peale. Ja kui te tahate näiteks, et ma teeks ka Note 8 review, siis jätke mulle alla kommentaar, et te tahate Note 8 review'd. Muidu ma ei hakka seda tegema, sest erinevus on pliiatsis ja mõnes lisafunktsioonis, mis on ka muidu väga hea telefon. Seniks kõike head.